Tere ennelõunat, võib vist nii öelda. Ajakava järgi küll on mul esinemine juba läbi saanud, et väga paha lugu, kui pead seisma inimeste ja lõunasöögi vahel. Erinevalt eelkõnelejatest olen mina ilma ülikonnatest, ma olen tegelikult puhkusel ja peale 11 aastat Siseministeeriumist selgus, et ülikond käib seljast ära küll. Muidugi kantslerite puhul, eks Veiko Tali esines ilma lipsuta, et kantslerite puhul ilma lipsuta pikas perspektiivis ei pruugi head tähendada. Veiko oli ära sel ajal, Veiko ei kuulnud. Mina ja Lõuna-Eesti, mina ja see piirkond, ma ei teagi, kust alustada. Sisekaitseakadeemia ei ole veel Lõuna-Eestisse toodud. Kahjuks ei ole seda ka kunagi arutatud, aga ma olen tööl ka sellises Lõuna-Eesti ajalehes nagu Postimees, mis kahjuks on küll kolinud oma peakontori mõnikümmend aastat tagasi ära Tallinnasse samamoodi, nii et regionaalpoliitikaga on nendel ka väga halvasti. Aga siis grupp ostis kokku terve portsu igasuguseid maakonnalehti ja nii see regionaalsus seal tuli. Ma olen pärit Võrust. Ma olen töötanud Valgas ja ma olen selle piirkonnaga väga seotud. Mina taastan ka talu, esivanemate talu Haanja kandis. Ja kui siin ennem oli juttu sellest Eesti Energia näitest, siis mul on omast käest ka üks näide, et kui ma talu tagasi sain, see oli võõrandatud talu, siis need inimesed, kes seal elasid, sundüürnikud, olid energiat varastanud ja 90ndate lõpus siis Eesti Energia lõikas neil juhtmed posti otsast maha ja tegi juurdemääramise arvestusliku mäletamisse, iganes see summa oli. Ja kui ma läksin rääkima, et tahaks elektrit saada, et äkki paneme otsa tagasi, siis minu käest küsiti ka 80 000, toona küll krooni. Aga mina, eks see kaitsepolitsei töö, kus ma ka töötasin, andis ka oma sellise eelise ja tuleb rääkida inimestega, et läksin liinimeistri juurde, rääkisin mure ära ja liinimeister ütles, et mine maksa see nende võlg ja juurdemääramine ära, ma tõstan otsa tagasi. Ja nii läkski. Nii et teinekord on ka lihtsamad lahendused. Kaitsepolitsei töötades mul oli mingi ajaperiood, kus mul oli hästi paljude inimeste kohta Eestis toimik. Ja seal oli üks asi, mis torkas silma mingi grupi inimeste puhul. Mingi selline kuskil 10-15, võib-olla isegi 20% inimesi, kes olid hästi väikese liikuvusega. Et muidu ikka, mul on olnud aastakümneid juba niimoodi, et nädalavahetus, või ühesõnaga niimoodi, et ma elan Lõuna-Eestis ja nädala sees töötan siis Tallinnas. Ja mis tähendab, et ma liigun hästi palju teistes kohtades ka. Ja mingi grupp inimesi, kelle liikuvus oli hästi väike. Mis te arvate, mis oli kõige lõunapoolsem punkt Eestis, mida nad külastanud olid? Paide on vale vastus, täitsa vale. Vale, Otepää, Lennujaam, just Tallinna lennujaam oli kõige lõunapoolsem koht, mida nad külastanud olid. Et on ka niimoodi, minu jaoks tuli see täitsa üllatusena, kuidas nii saab, et see ei käigi Eestis, et mis su pilt siis Eesti kohta ütleb vähe. Piirkond, kus me oleme, on tegelikult, siin on eespool juba seda kiidetud, ma kiidan ka natuke, tegelikult tohutu kultuuri ja ajalooga, et Tartu, piiskopkond, mille kunagistel maadel me ka asume, punus ja lausa intriige koos Inglise kuningaga, Richard esimesega ja ka hilisematega. Nii et selles suhtes on see ühelt poolt see mõnes mõttes perifeersus, teiselt poolt nagu globaalsus on siin kogu aeg sees olnud. Kui võtta see asukoht ise,
siis Euroopast vaadates me oleme Kirde-Euroopa, me oleme Eesti, me oleme Kagu-Eesti, ehk et suuremat tegelikult eraldatust Euroopast või sellest Euroopa südamest on raske leida. Võib-olla Malta lõunatipp on nagu midagi võrreldavat, aga nendel on see Malta ordu, mida meil siin ei ole. Ja Malta ordu muuseas on ka ÜRO liige eraldi, mitte Malta on riigina liige, aga Malta ordu on ka vaatleja liige siis organisatsioonina. Mitte küll julgeolekunõukogus, eks. Aga Euroopa ja Eesti ja Kagu-Eesti ka 10 aastat käinud nagu paljud ametnikud Euroopas rääkimas Eesti asja läbi. Eesistumine, kohutavalt huvitav kogemus, aga mis tuleb arvestada, on see, et mis tikub seal laua taga ära ununema tihtipeale inimestel, on see, et me ei pea olema kenad. Me ei pea kenad olema selle, see Itaalia noormees tuli ennem küsis midagi või tüdruk on ju, et oleme kenad. Ei. Meie asi on tagada seda, et ka siin Kagu-Eestis tegutsev ettevõtja, muuseum, äriühing oleks kaitstud. Et Euroopas läbi rääkides me ei unustaks ära seda, et me ei viskaks last pesuveega välja. Ja see võib kõlada sellise klišeena, aga tegelikult on see asi, mida tuleb meeles pidada, mida tuleb meeles hoida, sest neid, kes otsivad meie toetust oma asjadele, on väga palju. Ja seetõttu võib meie oma asi teinekord meelest ära minna. Kagu-Eesti on poolsaare moodi saar. Saaremaaga püsiühendust ei ole, vahepeal tundus, et Kagu-Eestiga püsiühendus katkeb. Õnneks parvlaevad ja Rukki kanal seda piirkonda ei mõjutanud. Aga fakt on see, et selline saareline iseloom on Kagu-Eesti puhul eripära, mida mitmete teiste Eesti piirkondade puhul ei ole. Miks? Kohe seletan. Kunagi 7-8 aastat tagasi, kui oli päästekomandode reform, viimane suurem päästekomandode reform, siis oli tegelikult Kagu-Eesti ja ka Ida-Eesti päris mitmed päästekomandod sulgetavate komandode nimekirjas. Ja Lääne-Eestis seejuures oli näiteks Nõva selline koht, eks selline saareline, et tuleb teha erand. Kuulge, saate aru, et Värska on samamoodi saareline nagu Nõva. Ei kuidas ta on ju keset maismaad. Aga teisel pool on Venemaa. Sealt ei ole kedagi tulemas appi. Ta on samamoodi nii-öelda see viimane kaldapealne või samamoodi Vasselina, samamoodi Misso. Sealt teiselt poolt ei ole kedagi tulemas. Või kui tahab tulla, siis võib-olla meie ei taha, et nad tuleksid. Päästeleping muide Venemaaga on kunagi Siseministeeriumi arhiivis puutus mulle kätte 92. aasta dokument, kuhu toonane minister oli peale kirjutanud venelastega läbirääkimised kiiresti ette valmistada ja päästeleping sõlmida. Seda ei ole siiamaani sõlmitud. Kaugtöö ja Tallinn. Ehk kui ma olen seda diskussiooni kuulanud, kaugtöö tegemine, riigiasutuste Tallinnast väljaviimine, siis kas kaugtööd saab teha ainult Tallinnasse? Mina väidan, et ei saa. Kui mõni riigiasutus kolib välja, probleem oli selles, et kui Tallinnas on eksperdid, kuidas siis me nendest kõigist loobume, nemad ju kuskile, ma ei tea, Viljandisse või Pärnu kaasa ei koli. Kui see Pärnu inimene saab Tallinnasse teha või Valga inimene kaugtööd, miks siis Tallinna inimene ei saa teha seda Valka, Türile või Põlvasse? Saab. Internet liigub mõlemat pidi, kilometraaž autoga sõites või rongiga või bussiga on täpselt sama pikk, mingit vahet ei ole. Ehk et me ei peaks liikuma sinna poole, et nagu siin ennem Statistikaameti peadirektor rääkis või näitas seda pilti, kus on Tallinn, siis on natuke veel ja siis on Tühermaa ja kuskil oli see Tartu, see punane mumm ka.
Me ei peaks liikuma sinna, et kui 52. aastal linnarahvastik ületas maarahvastiku arvu, siis me liigume jõudsalt sinna, et Harjumaa rahvastik ületab varsti ülejäänud Eesti rahvaarvu. Et see aeg ei ole enam kaugel ja tegelikult see ei ole mõistlik tee või me ei peaks proovima teha siis vastusuunast regionaalpoliitikat enam. Muide, öeldakse, et majanduskasv tegelikult on Harjumaal ja Tallinnas väga suures osas aastaid juba tuginenud siserändele. Ehk et kuna inimesed tulevad Tallinnasse kokku, siis tegelikult on see võimaldanud majanduskasvu Tallinnas ja Harjumaal. Mis ei ole jätkusuutlik, kindlasti ei ole, sest see siseränne üks hetk peab ära lõppema lihtsalt, tal ei ole nagu valikut. Tsentraliseerimine, ma arvan, et tsentraliseerimine ei ole hea mõte. Miks ta ei ole hea mõte? Ei ole hea mõte sellepärast, et kui räägitakse siin väikekoolide kinnipanemisest või mingitest muudest asjadest või kas või haldusreform, et teeme haldusreformi ära, küll siis saabub õnn nõuele. Vald pannakse kinni, vallast kolivad inimesed ära, päästekomando paneme kinni, kooli paneme kinni, töökohad kaovad. Ei ole mina näinud oma kogemuses, et neid töökohti sinna maale oleks samavõrra juurde tekkinud. Ehk et kuskil on see mõistlikkuse piir, kohe kindlasti. Nii, mida siilid sellest kõigest arvavad? Siilid ei arva sellest kõigest mitte midagi, aga ma tahtsin lisaks kotkastele teist arvamust kõrvale. Kiire internet, suurepärane, viimane miil, tohutult räägitud, tohutult skandaale põhjustanud, kellele? Kas selleks, et saekaatri raamatupidaja saaks oma arve kiiremini ära esitada? Kas selleks, et puhkajatel oleks mõnusam, kiirem internet? Või kellele? Siilidele? Ei ole vaja. Potentsiaal, ma arvan, et on Kagu-Eestil väga suur. Ma ei hakka siin eelkõnelejad üle kordama, aga ma toon selle veel sisse, et kindlasti Venemaa ja Valgevene on need, mis loovad Kagu-Eestile eelise, mis võib-olla hetkel ei ole kasutatav. Valgevene, miks Valgevene? Valgevene on Kagu-Eestile lähemal kui Tallinn. Kagu-Eesti ja Valgevene vahel on ainult Läti. Et selles suhtes on see kindlasti minu prognoos on see, et lähema 5 aasta jooksul kindlasti Valgevenes midagi juhtub. Kas läheb hullemaks või ei lähe hullemaks? Lukašenko kindlasti igavesti ei ela. Kuuldavasti teisikuid tal ei ole, poeg peaks võimu üle võtma, aga ei ole võimalik, et poeg suudab seda selliselt hoida koos, seda riiki ja jääda võimule. Nii et mingisugused muutused seal tulevad kindlasti, mis võivad anda ka Kagu-Eestile võimalust juurde. Metsandus ja turism, millest siin oli juttu, kui vaadata nende 3 maakonna arengukavasid, siis tegelikult kõik nad räägivad metsandusest ja turismist ja seda ka 30 aasta vaatest. Kui tahta midagi muuta, tahta, et lisaks metsandusele ja turismile on veel midagi, siis tegelikult tuleks seda hakata tegema täna. Turism on hea, metsandus mõnes mõttes paratamatu, aga fakt on see, et kui tahta seda muuta, siis tuleb seda hakata muutma praegu. Või me tahamegi olla ka 30 aasta pärast siin piirkonnast turism, metsandus, kõik. Vaatasin seda suurepärast brošüüri, mis meile kõigile jagati, et avastasin üllatusega, et siin piirkonnas on 5 lennujaama. Või välja õigemini, mitte jaama. Lennuvälja, 5 lennuvälja. Pagan. Tartussegi käib 1 regulaarlend ainult. See on selline statistiline, nagu siin ennem ka oli, et meil on tohutud kruusa- ja liivavarud,
Kui suhteline kõrgus on kõrgem kui ülejäänud Eestil, siis on loogiline, et sul on ka seda pinnast nagu all tunduvalt rohkem, aga ma ei usu hästi, et keskkond lubaks selle suure kruusast mäe, mis on 317,4 meetrit kõrge laiali tassida. Et seal on seda ressurssi kõvasti, aga ma millegipärast kahtlen selles, olles näinud ka keskkonna sellist toimetamist. Ja võib-olla see arengukavade tegemine, et üks asi, mida võib-olla ei peaks tegema arengukavades, paneme kirja kõik need asjad, mida juba tehakse. Et olen olnud korduvalt laua taga, kus poliitik tahtes saada mahukat arengukava, teatab, et aga me teeme ju seda asja, paneme need kirja, juba 10 asja kirjas, vaata, kus me teeme, ei, rohkem ei olegi vaja. Nojah, aga see on ju, vabandust, pakasuha. Et see ei ole mingisugune, see ei loo mitte midagi juurde, neid asju juba niikuinii tehakse. Hästi, paneme need ka kirja, aga mis me lisaks teeme? Mis see on? Et see on nagu see hüpe, mida mina poliitikutelt ootan, kindlasti kohe. Et selles suhtes selline eestvedamine või leadership, ma ei tea, kuidas seda tõlkida, mitte liiderdamine ilmselt. et see vedamine, see kaasatõmbamine, mitte see, et meil on siin asjad on juba jooksevad, siin tegime ilusa maja Põlvasse, nüüd meil on tehtud küll juba. Ehk see on see asi, mis paneb muretsema natuke ja natuke rohkem. Aga muidu on Lõuna-Eesti kõige parem riik maailmas, nagu ütles üks klassik Eesti kinokunstist. Ma ei tea, kas te teate, kes see oli? Kes? Maie, just. Vanad ja kobedad saavad jalad alla. Maie ütles, et Lõuna-Eesti on kõige parem riik maailmas. Ja tuleb tunnistada, et tal on õigus. Aitäh teile. Aitäh, Erki. Võib-olla väikese kommentaari paluksin sinult selle kohta siin, siis kui statistikast oli juttu, paistab silma ilmsesti päike, kui statistikast oli juttu, siis tuli kõne alla see, et on kõige väiksem kuritegevus. Et kas sul on oma mingi seletus olemas siin küüniliselt kohe, kõik leidsid, et kui ei olegi midagi varastada, et siis ei varastagi. Et sisetunne ütleb, et päris see nii ju ei ole, et aga miks see on? Mul on üks mingi väike oletus olemas, pakun selle kohe välja, kui sa oled oma julenud öelda. Ja kuritegevusest võiks lausa eraldi ettekande teha, aga ütleme niimoodi, et seal on erinevad põhjused, et üks suur kuritegevuse languse, ka Lõuna-Eestis languse hetk oli 2007. aastal. Ja miks see toimus? 2008. oli siis tal nagu see mõju. Eesti liitus Schengeniga ja lihtsalt vargad läksid rikkamatesse riikidesse vargile. Et eks ta natuke nii ole, kui sul on teatud piirkonnast vähem võtta, siis sa lähed ja varastad mujalt. Okei, ikkagi see sama. Minu enda mingi väike hüpotees on seotud sellega, mida sa nimetasid liiderdamiseks, mis on aga tegelikult ju Eesti maapiirkonnas aastate jooksul väga igapäevane tegevus. Ja ma viitan siin siis liiderprogrammile, mis on tegelikult kogukondi ju tihedalt sidunud. Ma millegipärast julgen arvata, et see on mingi osa sellest ka, et Lõuna-Eesti tundub mulle tänu väga paljudele aktiivsetele inimestele on oma elu nagu kohaliku elu korraldamisel olnud lihtsalt väga aktiivne ja omade tagant ikka hunt kodu ukse tagant ei murra. Ja eks seal on kindlasti erinevaid põhjuseid. Üks põhjus on ka see sama majanduskasv, et hetkel on aeg, kui kellel vähegi labides ja haamer käes seisab, eks need on kõik ehitajad, kui ei lähe nii hästi, siis ei ole kõik ehitajad, et siis lastakse tavaliselt need inimesed lahti ja mis seal salata, see on hästi huvitav, et see näiteks see sama majanduskasvu teema mõjutab ka kohe personali politseis, vanglasüsteemis, vanglas eks mõlemal pool, eks.
et nii valvurite kui nii teenusepakkujad kui teenusesaajad. Teenusepakkujad kui teenusesaajate hulgas, et majanduskasvul on väga kõva roll, et kui me tegime analüüsi viimase masuga, siis oli tegelikult väga ilusti joonistus välja pilt, et nagu töötuse määr suurenes ja töötu abirahade maksmise määr suurenes, nii tuli jupi aja pärast ka kuritegevuse järgi. Nii et loodame, et masu ei tule. Masu jääb ära. Mitmel põhjusel loodame. Aitäh, Erki! Aitäh sulle sinu ettekande eest ja mõtete eest!